Mina ei lähe hoopis täna kooli ega tee enda tavapärast nädalarutiini. Sõidan täna hoopis Leetu. Täna ma olen üksi, kuna kergejõustikusorreegel, kui juuksed on üle stardijoone, siis sa võid saada disklahvi. Jagan teiega enda paanikajaanikat praegu. Minu mõõdulint on kadunud. Esimeses jooksus olnud leedulane küsis ka minu käest, et kuule, et imelik küsimus, aga et kas sa kukkusid ka mingisse auku? Tere hommikust kõigile! Täna on 13. veebruar. Mina ei lähe hoopis täna kooli ega tee enda tavapärast nädalarutiini, vaid sõidan täna hoopis Leetu, sest homme toimuvad seal Balti meistrivõistlused U20 vanusegrupis ja ma teen kaasa siis 60 meetri jooksus ja 200 meetris. Kell on 8:30 hetkel ja lähen teen väikse jalutusringi, sest ees ootab 8 tundi bussis istumist. Kella 10 hakkame siis liikuma Audentese poole, kus siis buss enda sõitu alustab. Nii et tulge minuga kaasa sellele väikesele tripile Leetu. Päike on väljas! Yes! Ja, ma jootsin juba, millal päike välja tuleb. Nüüd on juba palju mõnusam kõndida. Nägu on nüüd ilusti punane, õues on jalutamas käidud. Jalutasin kokku siis 4,7 kilomeetrit. Väga kiire tempoga. Ma ei tea, kui ma saan, siis need statid on siin. 2 erinevat oli, sest et Mooraring ei lugenud ära teda just ühe ringina. Väga mõnus oli, aga nüüd ongi tegelikult kell saanud juba 9:30, nii et aeg on vahetada riided, käia kiire pesus ja hakata sõitma Audentese poole. Nii, olen omadega jõudnud bussi peale ja sain endale 2 istme praegu. Loodan, et nii ka jääb reisi lõpuni. Oleme omadega jõudnud Lätti. Ma arvatavasti sõitnud osakil 3 tundi. Varsti oleme juba Riias. Ma olen terve tee hetkel lugenud raamatut. Ma olen kusagil 70. lehekülje peal ja ma ei viitsi seda raamatut üldse enam lugeda. Aga mu eesmärk on vähemalt ikkagi enamus sellest raamatust selle reisiga ära lugeda. Oleme siin Lätis toidupoes ja need M&M's Crispid on siin reaalselt 5 euri. Peaaegu. Ma ostan Eestist ühel juhul selle paki 2 euriga. Sul on enda müübrat kaasas on? Ei on, ma käisin söömas. Mul sära muidugi nii lähtul, võtsin kana sügavkülmast. Ma lolli ei mõelnud, et oleksin natukene paar tundi ennem võtta. See kana tiksub, mul on külmkapis ikka veel jää nagu jääkamakana lihtsalt. Ma ei tea, ma sain vahepeal juba Iklas selle skirri ära, nii et selles mõttes ma mingeid asju võtsin. Ja neljandale korrusele minek. Ma olen kohe siin lifti vastas. Tere tulemast minu tuppa. Tuba on suht lihtne. Oh my god, mu asjad kõik. Saime kohe ka koondise koti kätte. Meie koondisjuht Merlin siis naeratades andis mulle võtme, ütles, et sinu tookaaslane ei tund. Nii et täna ma olen üksi toas, mis on tore, aga veits kurb. Me toome mulle toidu ära, alt veel järgi ja siis saame juba hakata edasi vaatama asju. Ma söön ära ja siis ma luban, ma teen roomtuuri. Kell peaks olema nüüd saanud kusagil... mul on täpselt vastas siin kell. Kell on siis 10 läbi 10 minutit
ja me jõudsime alles nüüd Vilniusesse. Kuna teeolud olid väga-väga halvad, siis meie sõiduaeg pikenes, kuna Lätis olid väga suured ummikud. Ja me jõudnud söömahtul, nii et nüüd meile toodi süüa kusagilt. See toit ei ole väga-väga ahvatlev, aga kindlasti ajab asja ära. Igale inimesele oli mõeldud siis üks praad ja üks supp. Praad on siis kartulipuder, hapukoor, vist peekon. Issand jumal. Oh my god, ma ei saa lahtigi seda. Peitsik seda lihtsalt. Mind otseselt ei häiri väga rasvased toidud, aga sa tunned lõhnast ära. See ei ole otseselt halb. Aga ma ei eelista seda sööke. Järgmisena on meil siin borsisupp. Ma seda ootan juba natuke rohkem, aga seda ma ei saa ka lahti. Suppi on mingi 10 korda rõvedam lahti teha ju. Oh my god. Fun fact minu kohta. Ma vihkan tilli. Mulle üldse ei meeldi, kui kusagil supi sees on tilli. Aga see borš on nii hea. Teeme kiire riiete Ryan Halli ka. Selle kilekoti sees on siis koondise riided. Siia on ilusti peale kirjutatud kott, M-suuruses topp, M-suuruses püksid. Need on võib-olla liiga suured mu jaoks. Noorte koondise särk. See siis jääb meile endale. See dressikas on üks kõige paremaid ja mõnusamaid dressikaid minu meelest, mis meil koondises on. Pikad püksid, neid pikki pükse ma reaalselt vihkan. Ma võtsin isegi enda püksid kaasa. See siin on. Ja, see on ka väga mõnus. Ja püksid. Ma lubasin teile, et ma teen roomtuuri, nii et teeme roomtuuri. Welcome to my crib. Seda nurka me ei vaata. Nii. 2 voodit, telekas, minu manč, mis on pooleli. Siis ilus, teistpidi vist. Mingi kaubanduskeskus. Siin on nagi. Ja vannituba on väga-väga ilus. Vaadake nüüd. Mingi full valge. See on suht nice. Hi guys! Sellega tänane vlogi saame ära lõpeb. Nii et head ööd kõigile ja näeme homme hommikul. Bye! Kell on saanud ilusti 7:30. Mu äratuskell oli tegelikult pandud 7:40 peale. Kuna mu närv on väga suur täna võistelda, siis särksin hoopis 7:15. Tegelikult ongi aeg juuksed teha ära. Juuste tegemisega võib päris kaua minna. Teeme selle ära. Mu idee on täna veel ennem käia poes. Poest on vaja banaani. Võib-olla õhtu jaoks mingit sööki, sest tarkab. Samas pidi vist õhtu läbi käima kusagilt. Saab süüa ikkagi. Üks õliga kokku. Ma loodan, et see hommikusöök on siin normaalne. Vähemalt piltide pealt tundus, et on okei. Ei tohiks midagi karta. Et midagi süüa ei ole. See eilne õhtusöök andis natuke tunda. Ma tunnen, et mul on tegelikult nagu veits paha sellest õhtusöögist. See rasvalõhn, mis sealt tuli, oli päris meeletu. Täna ei ole high ponytail, täna on meat pony, ma ei tea, kuidas nimetatakse, sleep back siis. Kõige lihtsam nimetusest sellele. Ma küll võistlesin istikatel ponytailiga, nagu high ponyga, aga kuna mu juuksed ei ole nii pikad, kui need kunagi olid, siis mul oli väga raske neid panna enda topi alla kinni. Ja kuna kergejõustikus on reegel, et kui su juuksed on üle stardijoone, siis sa võid saada disklahvi. Siis ma igaks juhuks ei riski sellega. Eestis ma olen saanud ühe korra noomida selle eest. Küll õnneks oli nii, et see oli täpselt stardi hetkel. Kukkusid need sinna nagu siuke viimane sekund, aga ikkagi natukene nodi oli. Okei, igatahes ma jaman selle patsiga siin natuke aega ja siis lähme alla sööma. Nii, hommikusöök. Päris hea valik on siin, ütleks. Meil on siin muna. Muna on. Mingid tomatikastet ja piinsen. Ja okei,
ringoken ka. See on hea valik. Näitan, mis ma täna hommikusöögiks võtsin. Võtsin siis chapata, croissanti, muna, kurki ja siis ühe viilu juustu. Ma ei tea, kas see juust on hea. Juust on täitsa hea. Ja siis mingit sinki. Lisaks võtsin ka, ma loodan, et see on jogurt. Ja siis mett ja pähkleid ja kuivatatud rosinaid ja 2 puuvilja. Ja tisu. Kuna see vlog on ikkagi minu võistlustest, siis jagan teiega enda paanika ja aanikat praegu. Jätsin koju, ma ei tea kuhu veel. Igatahes minu mõõdulint on kadunud ja issand, midagi see kaamera äkki ka väriseb, ma olen nii närvis nüüd. Aga ma jätsin mõõdulindi koju ja minu mõõdulindi peal on kõik minu pakust sõltuv, mis on natuke hirmutav, aga loodame, et elame üle selle hirmu. Mu pere on praegu tagajalge laetud kodus, et äkki keegi ikka leiab mu mõõdulindi vähemalt kodust ja saab mulle saata minu pakku tasendi. Et kui seda ei ole, siis on natuke kurb. Ja siis tuleb hakata natukene leiutama ja ajusoppides väga palju mõtlema. Elu on nüüd palju parem, sest tänu YouTube videotele teadis mu õde, et ma olen näidanud enda mõõdulinti kunagi ja selle mõõdulindi tagust näitasin ka. Ja tänu sellele ma sain teada, mis mu mõõdud on. Nüüd ainukene asi on see, et me peame mulle mõõdulindi leidma. Aga see on kõige väiksem mure, ma arvan. Nii et jah. Aga nüüd on vähemalt natuke süda rahulikum ja paneme nüüd riidesse ja lähme alla. Vahetame ära ka minu võistluskostüümi, sest et ma tahan suurus väiksemaid pükse endale saada, sest need olid väga suured mulle. Ma tegin väga halva tossu valiku. Andke andeks, mul ei ole mikrit küljes. Aga ma tulin low-rise'idega. Ma ei tea, miks ma sellega nõus olin, aga päris ebamugav oli eile tegelikult käia sellest suurest lumehunnikust siin läbi. Kuna siin on väga palju sulalund just, siis see oli natukene disgusting. See sinine kaelus on väga cool. Nii, esimese kotina. Tuuspäeg. Tuuspäeg on selge ilusti. Siis võtame siit koti. Siin on minu armas südamekujuline padiga kaasas. Oh my god, see on nii raske. Nii, toavitmed. Aitäh, tuba 411. Mia signing out. Vist ei jää midagi rohkem. Kui jäi midagi, siis jäi. Pole teha mitte midagi. Peaasi, et valikud on olemas ja võistluseriidud on olemas. Ja need on kõik mu kotis. Ma kardan nüüd nii väga ennast. Olen jõudnud kohale ja hall on mega. See suur hoone. See kõik on see sisehall. Ja siin kohe kõrval. Ja kõrval asub kohe ka väliareen. Nii et suht haige. Jõudsime kohale ja soendussaal on selline. Väga äge see soendussaal on. Kooluruum on üleval ja siin all on siis Vormapeeria. Ja nüüd vaatame seda staadioni. See on mega äge. Mega cool. Mega äge tegelikult ja mulle väga meeldib see. Vaadake, seal on. Kas see on Miia Oti vlog? See on Miia Oti vlog. Oota, tahate teada, mis on Katariina Versti massaažiruumis Veitsupaberi. 200 on tehtud nüüd. Ja sain teise koha hõbeda. Season best, by the way. Yes! Nii et selles mõttes on hästi. 60 länki võib-olla kõige paremini, sest start oli liiga kiire ja ma ei olnud valmis. Aga see-eest ma olin ikkagi suhteliselt nagu heas vormis, et mulle ikkagi tundsin, et see jookseb päris hästi. Ma nüüd ootaks, kui millalgi tuleb võib-olla mõni jooksuvideo ja ma saan rohkem selle üle vaadata ja anda täpsemalt nagu tagasisidet sellele.
aga 200 oli päris mõnus, sest et siin on väga lauge kurv ja see nagu kuidagi see flow oli nii mõnus siin joosta. Ja ma olen väga tänulik, et ma olin valmis seda jooksma kuidagi. Ja mul on mega hea meel, et ma siin tegin Season Besti, sest see oli tõesti hea 200 rada. Kuigi vahepeal lõpus ma korra tundsin, oli selline mingi augukoht, aga see väga hullusti, ma loodan, mind ei seganud vist. Ma ei oska veel öelda, aga igatahes esimene koht ja hõbe, nii et I'm happy about it. You wanna say hi to my vlog? Hi! Ladies and gentlemen, please your attention. Award ceremony, 200 meters, run, woman group. The winner of the third place, Ieva Šečiūtė from Lithuania, 24.86. The winner of the second place, Mia Ott from Estonia, 24.75. And the winner of the first place, Beate Buka from Latvia, 24.48. Tere hommikust! Eile õhtul väga palju filmida ei jõudnud, sest tagasitulekuga läks meil kiireks ja ma olin suhteliselt väsinud juba bussis. Jõudsime üllatavalt kiiresti koju. Kusagil Riia juures otsustasin, et okei, aitab raamatu lugemisest. Nüüd võiks vaadata juba ka Eesti Laulu. Isiklikult olin nööpi poolt väga, nii et natukene kurb oli vaadata, kui Vanilla Ninja võitis, aga ju siis see aasta nii. Ja juba Pärnust Tallinna sõites olin ma nii väsinud, et ma lihtsalt jäin magama sinna tooli peale. Et õnneks mul oli võetud enda padi kaasa. Minu padi, hästi äge oli, kuidas inimesed seostasid seda kohe sõbrapäevaga. Põhimõtteliselt mul on 2 püüri sellele padjale ja need mõlemad on südametega, sest need olid kõige ilusamad püürid minu arust. Isegi hotellis tegelikult öösel ma magasin selle padjaga ja see oli nii mõnus. See oli kohe nagu siuke kodune tükk kaasas ja ma teadsin, et kui see on olemas, siis mul on juba nagu väga-väga hea uni. Eile õhtul siis jõudsin, ma arvan, mingi kell 9 jõudsin mina umbes tagasi koju. Minu vanemad olid ostnud mini-Belgia vahvleid. Ma ei tea miks, aga need olid nii head nagu kell 1 lihtsalt, et tegelikult olid Baltikad väga toredad, väga ilusas kohas loomulikult, seda ei saa ka unustada. Tegelikult tunne võistlustele minnes oli super hea. Ma olin tegelikult nagu mega valmis tegema häid starte. Ma arvan, pole ammu tundnud ennast nii enesekindlana tegelikult võistlustele minnes. Et isegi kui ma algul kartsin seda bussisõitu, et võib-olla mu jalad ei ole just kõige värskemad, siis juba teadlikult tegelikult bussis ma ikkagi hoidsin ennast kogu aeg liikuvuses. Ehk ma käisin kogu aeg seal vahekäigus, mingeid venitusi tegemas, liigutamas ennast natuke, kusagil Riia juures alati tegin endale kompressioonpükse, nii minnes kui ka tagasi tulles, et verevarustust hoida. Ja võistluspäeva hommikul tegin ka väikese võimlemise, et keha natukene juba rohkem liikuma saada. Muidu oli plaan mul siis õhtul, kui me leete jõuame, teha siis soendus, aga kuna see lükkus nii hiliseks, siis ma ei hakanud enam tegema. Pigem väärtustasin seda aega, et ma saan endale ühe pika ja sügava une teha. Ma arvan, ma pole tundnud ennast sellel hooajal veel nagu võib-olla nii valmis minema 60 starti. Et eestlased ja lätlased siis omavahel me arutasime, et start oli väga-väga kiire ja minu jaoks isiklikult ma olen viimasel ajal hakanud rahulikumalt tõstma enda puusi pakkude peal, nii et ma ei olnud tegelikult stardi valmis ja sellest tuli siis ka halb reaktsiooni aeg ja ma ei suutnud pakkudelt üldse hästi minema saada ja hakkasin seal väga kangutama jooksu ajal. Nii et selle taha võib-olla see 60 jooks jäi, aga jällegi õppetund, kogemus ja 200 jaoks ma olin juba rohkem valmis. 200 tulemust ja reaktsiooniaega vaadates siis väga valmis, et reaktsiooniaeg oli üks parimaid, mis see hooaeg olnud ja tundus, et kõik justkui klappis ikkagi. Ja 200 jooks tuli ka ju season best ikkagi 24.78. Kuigi natukene naljakas on see, et minu rajal kusagil 100 meetri peal oli mingi auk, kuhu ma veits kukkusin nagu sisse.
ja ma tundsin, et ma nagu vajusin ja siis tõusin uuesti ülesse. Aga otseselt ei häirinud mind, sest ikkagi kuna see sisestaadion oli tehtud nii mõnusalt laugete kurvidega, siis ta ei tõmmanud mulle esireid täis ja ma sain ikkagi väga hea jooksu teha ja alles kusagil 170 meetri peal tundsin, et okei, nüüd on jalg täis ja siit on edasi kangutamine see lõpp. Õnneks selle augu osas ma polnud ainus. Esimeses jooksus olnud leedulane küsis ka minu käest, et kuule, et imelik küsimus, aga et kas sa kukkusid ka mingisse auku? Ma ütlesin jaa, et seal oli mingi auk, aga ma ei tea, kuidas. Kokkuvõttes sai siis Eesti teise koha. Jäime siis alla umbes 10 punktiga lätlastele, aga sellega ma arvan, ongi kogu see võistlus kokku võetud. Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Kindlasti pane like, et näidata, et sulle meeldib see content, mida me teeme ja pane subscribe, et oodata ära järgmised videod, mis tulemus on. Aga senikaua olge toredad, tehke sporti ja näeme varsti jälle. Tšau!